On aeg hakata otsima, kirjeldama ja struktureerima neid teemasid, millest saab arengustrateegia sisu. Iga kogukonna, küla ja kandi olulisem väärtus on nende inimesed. Soovitan esmalt läbi arutada see, kuidas, milliste tegevuste ja ettevõtmiste kaudu on täna kogukonna ettevõtmistesse kaasatud erinevad külas elavad grupid. Lapsed ja noored, keskealised, mehed, naised ja eakad. Kas see on piisav? Kas see on piisav ainult arutelul osalejate arvates või peaks sihtrühma enda käest ka uurima? Igal külal on oma selged tugevused, olgu selleks traditsioonid, asukoht, looduslikud eripärad, ettevõtlikud eestvedajad, kultuuripärandit hoidvad kollektiivid või muud taolised. Millised on aga teie küla tugevused? Tooge need välja. Iga tugevus ei pruugi olla tugevust lõpmatu aeg. Ka tugevuse tugevdamine ja hoidmine vajab tähelepanu, tegevusi ning energiat selleks, et ta püsiks. 3. punktina mõelge väljakutsetele, teisisõnu probleemidele. Väljakutse kõlab lihtsalt paremini. Milliste väljakutsetega seisate juba praegu või lähiajal silmitsi? On see seotud muutustega teenuste või asutuste töös? Näiteks X ja Y asutused ühendatakse ja mingi oluline teenus liigub kaugemale või muutub. Mingi vanuserühma oluline vähenemine, aga ka näiteks eestvedajate väsimine või vahetumine. Selle töölehe põhjal arutelude läbiviimine erinevate osapooltega annab hulgaliselt seemneid ideid ja suundi, mida tasub noppida arengustrateegia tegevusteks ja kandvateks mõteteks. Ka siin lõpeb arutelu kokkuvõttega, ehk sõnastage sihtrühmad, väljakutsed ja tugevused, millega tegelemine on järgmise 3–5 aasta perspektiivis oluline. Kokkuvõtete tegemine aitab otsustada, milline suund või tegevus on kõige prioriteetsem, sest kogu maailma ju muuta ei jõua.